Nüüd täna lähme telkima. Hoovis paksult lund. Mina filmin ju telefoniga. Nüüd sõidame, kuhu me sõidame? Tartust Palojärve poole sõidame. Täna on kõvasti lund maha tulnud. Contenti 5 kaamerat tuleb kokku. YouTuberid on palju. No mina teen oma telefoniga natuke nokitsen siin-seal. Ma viimasel ajal pole peaaegu miskit teinud. Eile sain valmis augusti lõpus Kallasrajal käidud video. Suviseid videosid vahetuseks. Palojärve silt. Paks lumi maas. Tänan, kas Vilja, mis teeb? Tule peale ka. Lähme ringiga või? Nii. Aga siin on ka siukene kõrge lumi. Nelikvedu läks sisse. Proovime ikkagi siit. Midagi. Oksad. Siin tuleb kõik ponnikesed järjest panna. Ma ei ole veel alustanud. Alvar läheb augi püüdma. 30 kilost. Pigem ahvenatega ja undasid pole täna kaasas mul nende väikeste lantide otsa. Tõenäoliselt midagi mõõdukala ei tule haugi, kui tuleb. Aga sul, Jarmo, oligi see, sa rääkisid uus magamiskott, aga selle minu arust õues on külmem, kui see magamiskoti komfort üldse on. Et siis kahe kotiga olid või? Ja ma olin selles suhtes 2 kotiga ja tollel oligi see ekstreem oli -25, aga sellel Huskil on -17. Ja komfordid olid Trimmil 4 ja Huskil on 2, -2. No need ekstreemid on siuksed, et ega sa magada ei saa selle 25-ga. Sa püsid elus lihtsalt, kui sa oled ärkvel ja värised võib-olla natuke seal sees. Kõigil on asemed püsti juba. Mina olen jäänud viimaseks, kes oma pesa kohta seab. Olen otsustanud teha selle siia. 2 puu vahele panen paela, tarpi ja siis sinna alla. Aga nüüd on vaja kaevata, sest et lund on palju. Mingi auk on siin juba ees. Ja siin juba käib miski toidu tegemine. Jaa, teen õhtuks meile kõigile revitud seal ja burgereid. Metsarestorani. Kas rebitud liha on ka värskelt metsast püütud? Oleks vaid, kui vaid saaks. Siin on näha minu tänane ööbimiskoht, mis tehtud Bushmani termotarpist 3x4. Ots on kinni tõmmatud. Tuul tulebki enamasti siia külge nüüd. Ja teine pool siis lihtsalt niimoodi. Paelad, sõlmed. Toimib. Nii, ja sisse vaadates on siin ruumi küll magada. Selline pilt on siis nüüd tarpi sees, kui on õhkmadrats ja magamiskott siin valmis. Mis ta on? Softy Expansion 5. Snoopbacki kotid mulle meeldivad, kuna on sootsa hinnaga. Väga heade hindadega on ja hoiavad tegelikult sooja ka. Siiamaani olen väga rahul. Siin on selline logo, uhke. Kus sa ütlesid, Temmust tellisid selle? Temmust jah, huvi pärast lihtsalt. Ja siis saatsid neile selle logo pildi nagu või? Jah, laadisin enda logo üles ja nad saatsid selle mulle.
väga kui kihvt. näete merel sellist lippu tulemas, siis on aeg põgeneda lipupatist. oota, piraat nagu või? Nad saavad teha seda puuvillale on raske. Sääne. sublimatsiooniga tehtud, ma olen juba natuke No nii, siin vahepeal Alvar mahlasem tulebki. teeb grilli ja Nüüd on see jää seest sulanud. ilm on küll ilus. Mingisugune 4-5 kraadi on külma praegu. Supipada. See, et ma dieedil olen, ei tähenda, et nuusutada ei või. Mis supp see meil on? Borsisupp? Borsisupp. Borsisupp. Paistab väga ahvatlev. Supi eest suured tänud Jarmole. Naabrite vist potimürk. Toidud jagatud kõik. Alles mingi see suvi vist Kanepus ja vanem rääkis, et samamoodi tal kunagi kass või ära hiire. Kõik saavad kõhud täis hästi. Väljas on juba pimedaks läinud. Kell on 5 hakkab saama. Ja mida teha, kui hakkab vahepeal igav või siuke tunne, et mingi hetk saavad puud otsa. Saab metsa minna puid otsima. Kodus ei ole siukest asja. Kodus on keskküte ja puud on varutud ja aga metsas, kui ei ole puuvaru kaasa toodud, siis tuleb seda loodusest otsida. Ja hea saag on olemas. Kas ma siin nüüd vaatan ringi siis? Ja see puu sobib just kuivanud kuusk ideaalselt. See on vaiku täis ja kuiv. Isegi talvel, kui ta on lumine, põleb ta oma vaigu koostise tõttu ideaalselt. Aga äll on tervislik. Äll ei söö sükest asja. Ma olen terve päev läbi paastunud täna. Mina niukest rämpsu sisse ja mis on ebatervislik. Romeo võttis kõik süsivesikud välja, ise nägin. Oh jumal. Ja ta paneb seda saia või sepiku või teravilja toote peale. Vaata nüüd. Mürk. No vot sellised Need on need sünnikussid. head Mürk. burger rebitud sealihaga siis. Hommik on käes. Väljas on ilus valge ilm. Nurgataga ka. Kell on alles, kell hakkab 9 saama. 8:39, jah. Näed, siin on kiri. Ja külastaja. Seal magab Alvar. Nii. Väljas oli -7. Kusjuures terve eilne õhtu oli -7 ja terve öö oli -7 meil siin. Siin ma nüüd imetlen seda Palojärve ilu. See aasta on eriti huvitav talv, järsku tuli külm ja nüüd tuleb ka lumi maha paksult, kerget pulberlund, mis on minu meelest just ideaalne, et ei ole vahepeal sula ja siis see lumi läheb kõvaks ja ebameeldivaks. Ei, ma arvan, et kui sa Tartusse jõuad, siis Emajõe tase tõuseb ka.
No nii, Keiri tipil on siukesed kihvtid jääpurikad. Võtad kohe jääpurika, paned selle mingisuguse joogi sisse, on ju jahe. Hea, mõnus preis. Ja siis kõrval on soe ahi, kütab. Ja siia saab tegelikult teine voodi veel panna, kui. Ja Jarmo, nüüd räägi ka, mis sa nende puupakkudega siis teed? Nüüd ma lõhun ära ja kuivatan ära ja siit saab kõlalustest ilusat. See on väga hea, kui siit otsa vaatad, siis serv on kõik vaik. See on kuusepuu. Ja sellega on ideaalne, kui kuivatad ära, lõhud ära väikesteks pirdudeks, siis on ideaalne tulehakatus. Võtab isegi märjaga, võtab tule külge. Siin on meil teevad läbi. Keegi tuleb veel. Natukene õnnetum lugu. Vaatan, kas on abi vaja. No nii. Näeme siis talvelaagris. Näeme. Romeo seikleb on, eks ole, kanas. Tulge külla. Väga hea. No hüva. Nii, ja siin on Alvar YouTube'i kanalist perega looduses. Looduse keskel. Looduse keskel Jarmo. Sõidab rattaga palju, peab käru. Tugev mees. Nii, telgist leiame William. Siin on mänguasjade valmistamise töökoda, näete. Taksipoe. Estonian Adventures teeb mänguasju nüüd. Koer. Ja see on nagu, natuke nagu see õhupalli meenutab, õhupalli. Täpselt. Aga see on tugevam. Kanalil näete lähemalt, kuidas selliseid asju tehakse. Nii, ja siin on veel Keir looduses. Hetkel istub küll autoroolis, paneb külmaga autot käima. Juba käib, peaks jälgima, et ta tööle jääb. Väike päike on pilve tagant. Valgustab meid jälle. On ikka ilus see loodus Eestil meil. Suurepärane vaheldus linnaelule. Mina, kes elan enamus ajast linnas, väga naudin sellist asja ja ma usun ka inimesed, kes rohkem loodus käivad. Ega muidu ei käiks looduses, kui ei meeldiks käia. Kes käib rohkem. Ja kes ei käi üldse, soovitan, käige rohkem. Nautige ja jagage kogemusi häid Eesti loodusest. No on see ju miskit hoida. Miks minna otse, kui saab ringiga? Jah, see on minu mentaliteet. No, parasjagu on siis käsil tipitelgi maha võtmine, kokkupakkimine ja kui ülesseadmiseks oli vaja lumest plats puhtaks lükata, siis vahepeal on lund sadanud ja maha võtmiseks on samuti vaja lumest puhtaks lükata ümbrus, sest et vaiad on kõik lume all ja ka servad tahavad jääst puhastamist. Et tipitelk on hästi mõnus asi, kus soojas istuda talvel. Ja see lisatöö, mis selle panemiseks ja maha võtmiseks kulub, annab samuti palju head sooja ja enesetunnet. Nii et ostke kõik tipitelk. Või siis ärge ostke, aga olge toredad. Kogu see meeldiv aeg on nüüd leidnud sellise mõnusa lõpu.
siin on mõnusad rõngad tipitelkidest veel meestel jäänud. Ja laagriplats siukene siis jääb meist maha. Koju minek. Ciao.